oleme tulnud praegu Sellosse shoppama. Käisin Normalist, mul oli vaja mõned asjad osta, samamoodi Tigerist. Mul on mõned huvitavad plaanid, millest ma praegu rääkida ei saa, sest Roland istub minu vastas ja need on natukene talle nagu sellised üllatused. Ma ostan praegu kokku erinevaid asju, mis mul selle üllatuse jaoks vaja on. Ja niimoodi ma käingi siis erinevates sellistes poodides otsimas neid asju, mis mul siis vaja. Nüüd me olemegi siis tulnud ühte sellisesse väiksesse jäätisekohvikusse, kus me suvel võtsime päris mitu korda jäätisega nii-öelda jääkohvi ja see oli üli hea. See on siis jääkohv, kus on see pehmise jäätis sisse pandud, see pehme jäätis. Nii kui ma seda kohta nägin, ma pidin siia tulema, sest et kohvi ma enam ise ei joogi, mis on nagu minu meelest päris uus asi minu juures, sest et ma olen muidu hull selline kohvisõltlane, aga ühel hetkel lihtsalt ma tundsin, et ma ei taha. Ma hakkasin hommikuti hoopis teed jooma. Et ühesõnaga töö juures ma enam hommikuti kohvi ei joo, nädalavahetuseti kodus joon, aga see nädalavahetus ei joon kodus ka, sest et see pähkliga piin, mis mulle räigelt meeldib, seda meil kodus polnud ja mingit muud piima ka polnud, nii et jäi üldse joomata. Et mul peab olema see konkreetne pähkliga piim, siis ma võin seda kohvi juua. Ma otsustasingi, et okei, ma ei ole nii kaua kohvi joonud ja ma tean, et see kohv on mega hea. Sinna on veel mega palju šokolaadi ka loomulikult juurde pandud, aga nüüd me siis ootame ja siis shoppame veel edasi. Asja järgi. Alati on lihtsalt käed asju täis. No tšau, sa oled jõudnud minu kontorituppa ja täna meil on praegu käes kolmapäev ja me võtame ette ühe projekti nimega kulmud, sest et kulmud on totaalselt väga võssi kasvanud ja vahepeal ma lasen neid meelega võssi kasvada, et ma saaks jälle siukest ilusat kuju teha. Täiesti õudne ühesõnaga, mis praegu toimub. Ja hakkame siis kulme tegema. Mina teen kulme ise kodus. Ma ei tea, me oleme Soomes olnud juba üle 2 aasta ja ma ei ole siin küll mitte kuskil kulmudes käinud. Ma kasutan siis selliseid ribasid, millega ma pärast kulmude värvimist tõmban siis kõik üleliigsed karvad ära. Ülihead, neid mina ostan siit Soomest Normali poest, need ei ole väga kallid ka, ma hinda muidugi ei mäleta, aga neid ma olen katsetanud ja väga head on. Vanasti ma kitkusin, vana head tangid, aga on jube tüütu töö ja ei saa kõike puhtaks, sest et sa ei näe mingi teatud valguse alt, sa ei näe neid kõiki väikseid karvakesi ja see on täiesti mõttetu. Ühesõnaga, vaharibad must have. Nii, millega mina kulme värvin? Need tooted, 2 tükki. Natural Brown ja 3% kreem. Ja ühe asja ma unustasin ikkagi tuppa, see kuhu sisse ma värvi segan. Kulmu värvi segamiseks ma kasutan tavaliselt mingisuguseid korke, sest et need korgid ei jõua kunagi nende õigete pudelite peale tagasi, kuhu nad jõudma peaksid, siis nad jäävad kuskile vedelema ja nüüd ma lausa nimme ei ole neid ära visanud, et teha siin sees kulmuvärvi. Ja kui see juhuslikult nii ära kivistub, et ma seda enam kätte ei saa või ei viitsi seda puhtaks püürida, siis ma saan lihtsalt minema visata selle. Ma segan kõigepealt kulmuvärvi kokku ja ma teen selle juhendi järgi, mis siin selle tootega kaasas on olnud. Ma panen siis umbes 1 sentimeeter seda pastat ja siis mingisugune 7-8 tilka seda kreemi ka. Siis segan kokku sellise pintslikesega. See on mul eluaegne selline kulmu värvimise pintsel olnud. Täna mul on siis tulemas selline päev, et mul kell 17.30 hakkab üks coaching kõne ühe kliendiga ja mis kestab tund aega. Ja siis peale seda kohe ma pean kihutama ripsmetesse, sest et nagu sa näed, ripsmed on ka täiesti lappes. Plus jõuludeks peab ikka kena välja nägema. Nii et lähen saan endal ripsmed ka korda. Nii, tunnen, et ma panen selle 8. tilgakese
kui ma teen ühe teise olulise liigutuse, milleks on nahapinna puhastamine ja nahapinna puhastamiseks kasutan siis tavalist sellist butasepti, mis iganes naha antiseptikum, et teha siis nahapind, kulmud rahust puhtaks. Siis kassid tahavad loomulikult seal ruumis olla. Nii, minu teiseks sammuks on siis selline asi, et ma võtan niidi. Mul on kollane niit, sest et suure tõenäosusega on see sellist värvi niit, mida ma elu sees ei kasuta, sest et mul ei ole vist üldse kollased riideid. Niisugused värvilised riided on mul seljas praegu. Ja kõik mu riided ongi nagu kas mustad või valged ja üldse, et ma käin siis valgetega. See niidirull on ikka väga hea. Võtan endale niisuguse mõnusa pikkusega niidi, et saan mõlemast otsast kinni võtta ja siis mul jääb veel nii-öelda pikk riba. Ja mida ma teen siis on see, et ma selle niidiga tegelikult ja kulmupliiatsiga värvin selle niidi ära ja siis ma nii-öelda määran oma nina järgi mingisugused õiged punktid. Mu kulmud ei ole selles mõttes ideaalsed, et nad ei ole kuidagi sümmeetrilised, sest et ma mingisugune 5, võib-olla juba 6 aastat tagasi käisin kulme tegemas. Ma ei teagi, kas on see microbleeding, mida iganes, ühesõnaga, et tõmmati nagu skalpelliga sellised väiksed triibukesed ja siis määriti seda pigmenti sisse, aga see oli nagu totaalselt lappes. Siis ma olen käinud ka puuderkulme tegemas ja minu meelest isegi 2 korda. Ja ka need värvid ei ole mulle peale jäänud, ehk siis seni ma ei ole leidnud midagi, mis nagu töötaks, mis püsiks ja tegelikult sellel esimesel korral rikuti mu see kulmukuju ära. Täna ma tänu sellele, et ma olen pidevalt kasvatan oma kulme võssi, et seda kuju ise nii-öelda kuidagi taastada, et kui ma kulme värvin, siis ma teen kuskilt mingisugust nurka nagu paremaks, et ühesõnaga selline lugu. Ja nüüd ma siis selle kulmupliiatsiga värvin selle niidi keskelt ära, sest et see siis jääb minu naha külge ja näitab mulle neid jooni, kust seest ma pean nii-öelda ära värvima. See on see järgmine tegevus, kõik väga naljakas välja. Ja üldse see kulmude värvimise protsess, ega ta midagi nagu ilusat just ei ole. Ma panen peeglise ette, ma ei tea, kas sa nüüd näed midagi või ei näe. Ja kõik kulmutehnikud, kes juhuslikult peaksid mind vaatama või mis iganes, siis no charge please, sest et ma ei ole professionaal, ma ei lähe ausana mitte kellelegi teisele kulme tegema, teen ainult ise endale. Nii et aga mu kulmud nagu ei ole üldse ühel joonel, ehk siis tegelikult on väga raske nagu midagi sümmeetrilist üldse teha, aga see otsa paksus on nagu nii erinev. Lihtsalt teate, nii mugav on niimoodi kulveürida, kui ma mingisugune piiri olla tees. Nii, mis oleks tegelikult veel väga hea, mida ma siis teen, ütleme siis nii, et ma tõmban need nurgakohad ka, et need ka enam-vähem tuleksid midagi üksteisele sarnast. Ära kodus järgi katseta, kõik on omal vastutusel. Issand, kus seal ukse taga nüüd läks meil mölluks. Ongi enam-vähem olemas ja nüüd ma siis kannan lihtsalt värvi peale. No ütleme siis nii, et midagi sellist võin tulla veits lähemale, ära siin mingisuguseid detaile vaata. Ootame nüüd veits aega, mingisugune 10 minutit, tegelikult ma ei tea, mis kell on, sest ma pean 17.30 valmis olema ja ma tahan veel vaatada ka. Nii et ootame veits ja siis lähme juba järgmise asja juurde.
teate, mul läks kodus nagu nii kiireks, sest et mul läks selle kogu set-upi ülesseadmisega nii kaua aega, millele ma üldse aega ei arvestanud. Ehk siis, kui ma kulmuvärvi pähe sain, siis tegelikult kell oli juba 17.08, aga 17.30 hakkas mul coaching kõne, nii et ma jõudnudki kulme vahetada. Ma praegu olen teel Ripsmetesse, mis hakkab mul kell 7, mis on 3 minuti pärast ja mul on veel, ütleme, 2 kilomeetrit minna. Aga ma olen punase tule taga. Ühesõnaga liiklus takistab mind täna täiega ja see ei ole minu poolt. See ei ole hea. Õnneks midagi hullu ei juhtu. Ma käin ühe naise juures kodus tegemas. Ta teeb väga hästi, ta on ülitore. Ma olen väga pikalt tema juures juba käinud, nii et midagi hullu pole, aga ikkagi võiks nagu roheliseks minna. Aitäh! Ja kui ma koju jõuan, siis võtame ette need kulmud uuesti, aga ma tõesti väga oleks lootnud seda. Ma saan need kuradi kulmud vahatatud ennem, kui ma Ripsmetesse lähen, sest et siis on pikad ripsmed ees ja siis need kuradi ripsmekarvad jäävad ette ja siis vahariba kleepub sinna kinni ja siis see on nagu rohkem mökerdamist ühesõnaga. Ega see vloogimise värk ei ole kerge, ma ütlen sulle. Peab siin arvestama iga asjaga, mis siin aega võtab, sest et asjad võtavad tunduvalt kauem aega, kui sa midagi teha tahad. Ja kui sa tahad seda ka filmida, et mingisugust contenti saada, tuleb arvestada sellega. Ja edaspidi võtan arvesse. Ripsmed peast, nagu sa näed, väga kaunis, näin alla enda nagu välja justkui. Aga nüüd lähme siis selle kõige põnevama osa juurde, tegelikult ma ei tea, mis on põnev osa, aga lähme siis kulmude väksimise juurde. Mis siin pakendis siis on? Siin pakendis on siis terve hunnik selliseid vaharibasid, sabloonid, mille järgi sa saad siis sellele teha kas välja lõigata või teha ühe joone peale. Ma näitan sulle kohe, kuidas mina teen. Ja sellised õlised lapikesed, millega siis pärast see möks endalt maha võtta. Nii, ma neid sabloone pole kasutanud. Siin ei ole nagu minu kulmukujule väga ühtegi sarnast sablooni, seega mina seda sablooni ja värki ei kasuta, aga mida ma teen hoopis on siis see. Ma võtan siit ühe vahariba, võtan käärid ja võtan piiriksi, vaatame, kas see pliiats jääb siia paberi külge. Aga mida ma siis teen on see, et proovin, nüüd see vaha on tumedamaks läinud, kui varem see paistis läbi mida. Okei, no jah. Tavaliselt see oli nagu siukene hele ja ma nägin väga hästi, kust minu kulm jooksis. Kulmud praegu on natukene tumedad, natukene vajab nagu harjumist, kuigi tulid väga ilusad. Ta võiksid nagu naha pealt maha tulla, siis on nagu väga kaunis. Ja kuni see kulmuvärv naha pealt on tõenäoliselt laupäevaks, täna on siis kolmapäev, laupäevaks on ta kindlasti maha läinud, nii et. Ma olen ise nii loll. Siin oli 2 tükki koos. Okei, väga hea. Nüüd mul on teiseks korraks ka lahti lõigatud, sest tegelikult piisab ühest sellest ribast, et mõlemad kulmud ära teha. Ja siis ma võtan ühe riba veel, sellise lisariba, kust ma siis hakkan lõikama nagu siukseid väiksemaid juppe, mida ma saan siis siia panna, siit keskelt tõmmata ja veel kust nagu puudu jääb. Paneme aga siis ta peale ära ja. No nii, nüüd tuleb see tõmbamine. Ja praegu jäi siis selline, siia üles jäid need mõned karvakesed, siin allpool on, nendega tegeleme ka kohe. Nii, teise, kuna ta on nagu selline kahepoolne kokku pandud, siis teist saan kasutada teisel silmal. Siit on ikka näha väga palju nagu tuli. Nii, selle teise poolega, mis siis sellest kaarest üle ja seda ma saan kasutada üleval.
samm, mida ma tavaliselt veel teen, on see, et ma lõikan nad natukene kauniaks. Ma lõikan nagu siuksed, mis hakkavad üle kasvama. Ja ma värskendan neid väikse lõikusega nagu. Mulle endale lihtsalt meeldib selline nagu, teeb kohe nagu siukse korras tunde. Oih, kui mulle. Et nad ei ole nagu mingi hullult bussi kasvanud, vaid nad näevad ka niimoodi nagu korras välja. Viimane step. Ma ütlen iga stepi kohta viimane step. Ma kasutan neid õliseid lappe. Ma ei tea, kas see nüüd midagi huvitavat vaadata oli, aga vähemalt nüüd sa siis tead, kuidas mina endale ulme teen. Jah, täna oli siis selline päev. Me lähme nüüd süüa tegema. Kell on tegelikult juba päris palju, ainult 9, võib-olla isegi 9 läbi. Magama mineku aeg on kohe käes. Homme uus päev, neljapäev. Ja ma ei oskagi rohkem midagi rääkida. Siinkohal ma tänaseks lõpetangi. Tšau! Mul lõppes just räme shopping tour. Ma käisin täna täiesti üksinda shoppamas. Vaatasin Rolandile jõulukinki. Ma olen nii väsinud. Ma ootan täiega juba, et ma saaks oma uue kaamera, nagu sa ilmselt juba tead, siis me vahetame välja oma selle GoPro, mis me ostsime. Ma sain aru, et see pole nagu üldse hea vlogimiseks. Ühesõnaga, ma ei tea, mis siit praegu, nüüd ma näen autopeegelsest, et ma ei tea, mis siit üldse nagu peale jääb, kui palju sa mind näed, kui palju sa mind kuuled, sest ma filmin endiselt praegu telefoniga. Mul on veel vaja õhupalle ja siis tahaks neid punaseid topse, millega beerpongi mängitakse. Kus mu autovõti on? Meil ei autovõtit. Ma panin selle siia ette meelega, et ma leiaksin selle konkreetselt kirjas. Ma unustasin ära. Ma leidsin TikTokist mingisugused mängud, mida tahaks mängida jõuluõhtul. Kuna me oleme kahekesti, siis meil võib suht igav olla. Ei viitsi telekat ka vahtida kogu aeg. Siis otsisin TikTokist mingid mängud, ostsin mingisuguse tavaari, mingisugused väiksed auhinnad. Eks ma neid ka näitan sulle. Ja miks ma alles praegu vlogin või videot teen? Sest et ma lihtsalt ei julgenud poes seda telefoni välja võtta ja ennast kuidagi moodi filmima hakata. Nii et sellest ei ole mul kahjuks ühtegi videot, kuidas ma seal shoppasin. Käisin Isomenas, mul on vaja veel Sellos käia. Ja siis võtame tee kodu poole. Süüa tahaks süüa. Ma just vaatasin, et kui palju mind peale jäi ja no super. Lihtsalt super kaamera tööga ära all, sest et sa nägid tõenäoliselt ainult mind kuidagi niimoodi. Ühesõnaga, oh my god, no mitte midagi pole teha. On praegu nii, siis on, aga uue kaamera võiks ikkagi juba saada, ma täiega ootan. Ootan, millal see jalg meile tagasi jõuab ja siis saame minna vahetada oma kaamerakese välja. Täpselt ma veel ei tea, mis kaamera ma võtan. Sest et mul on praegu 2 kaamera vahel valik. Ma ei jaksa enam, ma lihtsalt ei jaksa neid võrdlusvideosid enam vaadata. Me oleme reaalselt terve nädalavahetuse, vaatasime neid erinevate kaamerate videosid, võrdluseid. Terve esmaspäevane päev. YouTube'i sisu, mida me praegu tarbime, ongi nagu kogu selline tehniline pool kaameratest. Ja siis Roland nagu aitab mul valida välja nagu minu jaoks kõige sobivamad kaamerat. Ma otsustasin, et ma praegu ikkagi ei käi poes, sest et me homme lähme nagu nii Sellosse. Meil on vaja sealt veel mingisuguseid jõuluroa asju osta. Ehk siis ma ei hakka täna nagu enam selle peale aega raiskama. Ma lähen lihtsalt otse koju. Endiselt ju veel kokku panemata lõplikult esimene vlog, mida sina tõenäoliselt nüüdseks juba näinud oled. Tegelikult vlog on iseenesest põhimõtteliselt koos. Mul on vaja sinna mõned klipid nii-öelda lisaks filmida, teha selline väike sissejuhatav osa. Siis ongi
valmis ta üles laadimiseks. No nagu te juba aru saate, siis jah, ma olen Taaro usku. Me oleme ära viimas oma pensionisammast, mis oli siia keldrisse kogunenud. Ja lähme siis vaatame, kui palju eurosid me selle eest saame. Ja me saime 51 eurot ja 40 senti. Ma olen nüüd tulnud taas kord shoppama. Rolandi saatsin tagasi autosse, et ta ei näeks, sest et nagu ma eile ütlesin, siis mul oli vaja siit Sellost osta õhupallid ja Rolandile teine osa jõulukingist. Ehk siis ma ostsin talle, tegelikult ma ostsin talle veel igasugust sellist niisama nänni jõulukingitusi sisse. Ja siis ma ostsin talle juukselõikusaparaadi. Te ilmselt näete, kui punane ma olen, sellepärast, et milline eneseületus ma vlogin keset kaubanduskeskust ja kõik inimesed vaatavad. Aga teeme nii, et ma ei pane seda tähele, teeme nii, et ma nägu oleksin üksi ja nagu mitte keegi vaataks. Tegelikult ma tunnen, kuidas mu nägu on täiesti punane ja ma lähen järjest rohkem higisemaks. Aga okei. Ma pean lõpetama praegu. Küll ma siis üks päev näitan sulle neid igasuguseid kingitusi ka. Ma lähen hüppan Tigerist ka veel läbi ja näeme. Ja me olemegi jõudnud enda pikalt shoppingutuuril taas koju. See jõulude aeg on nagu mingisugune mega ostlemine. Eriti nüüd viimasel mingisugusel 2-3 nädalal ma olen nagu märganud, et me lihtsalt shoppame. Või mina shoppan nagu mingisugune hull. Käes ongi lõpuks see reedene päev, mida me oleme väga pikalt oodanud. See tähendab seda, et tänasest algas puhkus, mis on minul päris pikk. Ma vahepeal aasta algusest käin 3 päeva tööl. Ma ei tea, kas ma olen seda juba mingisuguses vlogis rääkinud või ei ole. Ja tegelikult ma ei tea üldse, kas sellest vlogist midagi välja tuleb, kui palju sisu seal on. Sest et mul nagu on selline meelikuva nagu pilt vaata mälestus või nagu midagi siukest, ma ei oska seda eesti keeles nagu paremini väljendada. Et ma olen ainult selles vlogis shoppamas käinud ja ma pole isegi otseselt näidanud, mida ma olen ostnud. Ja ma ei filminud isegi enda shoppamist, sest et ma ei julgenud poes filmida. Nii et tegelikult mul ei ole üldse aimu, mis sellel nädalal toimus ja mida sa näed. Ühesõnaga, teeme järgmise vlogi sellise väikse jõulueri, kus sa siis näed seda, et mida me jõulude ajal teeme, mida me sööme, saad osa sellisest meie väiksest hängist põhimõtteliselt. Aga kui see vlog sulle ikkagi meeldis ja sa tahaksid ka edaspidi minu tegemistega kursis olla, siis like seda videot ja ära unusta panna subscribe, sest et siis sa saad kohe teada, kui järgmine pühapäev uus vlog ilmub. Kui see ikka ilmub pühapäeval. Loodetavasti see ilmub pühapäeval ja loodetavasti see graafik on nii, et iga vlog ilmub pühapäeval. Kuigi see esimene vlog tuli täiesti random ajal välja, siis suva. Aga okei siis, tõmbame, ei, oota. Aga okei siis, ei, oota. Aga kuulge, okei siis, näeme juba järgmisel pühapäeval ja seniks, tšau! Mida tundus meil? Äkki ikka tegi augu. Aga palju sa?